Rahvusvaheline õpilasvahetusorganisatsioon JUFU on toonud Eestisse sadu vahetusõpilasi. Võõraste maade avastamine muutub iga aastaga järjest populaarsemaks ja nii toob JUFU Eestisse igal aastal üha rohkem noori. Kui Eestis on 8 kuud mööda saadetud, kohtusime 3 vahetusõpilasega, et uurida, mismoodi on nad siin kohanenud, mis neile Eestis eriti meeldib ja mida nad oma kodumaalt kõige rohkem taga igatsevad. Aga saame kõigepealt tuttavaks. Alejo tuli meile Argentiinast. Tema sai valida vahetuse aastaks 2 erineva riigi vahel, Eesti ja Leedu. Pärast mõningast internetitööd otsustas ta, et ta tahab tulla just Eestisse. Alina päris kodu on Saksamaal. Tema arvas, et ta tahaks veeta aasta just sellises riigis, mille kohta ta varem väga kuulnud ei ole. Aisha tuleb Sveitsist. Särasilmne tütarlaps on eesti keele saanud nii selgeks, et kohati on isegi aktsenti raske märgata. Alustuseks uurisime, kui erinev on Eesti võrreldes õpilaste kodumaaga ja mis on see, mis tekitas noortele kultuurishoki. Ei olnud väga suur šokk, kui ma hakkasin koolis käima, siis oli rohkem šokk, sest tunnis oli erinevad, kuidas õpilased käituvad, õpetajaga on erinev. Aga mis on teistmoodi koolis? Mõlemal kohal on kõik on sõbralikud ja nii edasi, aga Argentiinas ma ei taha öelda, et me oleme vähem viisakas või nii, aga on teistmoodi, ma ei saa öelda täpselt kuidas. Need inimesed on väga teistmoodi. Nad on väga tagasihoidlik ja ei räägi minuga nii palju. Kui ma tulin siis Eestisse, siis ma ütlesin, ja ma olen vahetusõpilane ja tuli Saksamaad. Ja siis nad ei küsinud midagi sellest. Mina pidin alati küsima ja nendega rääkima. Ilm. Kui ma tulin siia, oli suvel ja oli väga sai Argentiinas. Talv on ka väga erinev. Oli esimene korda alles, et ma nägin lumi. No ei ole, mägesid ei ole. See oli mingi, kus, mida? Õpilased rääkisid ka sellest, mis neil Eestis kõige rohkem meeldib. Eestlased on väga sportlikud. Üldiselt nad räägivad väga hästi inglise keeles ka. Mulle see väga meeldib loodust ja et ma elan nii mere lähedal, see on väga hea, mulle väga meeldib. Pärnu linn mulle väga meeldib ja Tallinna linn ja Tartu linn, ma väga tihti käin seal. Ja toit mulle ka meeldib siin. Rongid ja bussid on väga parem kui Argentiinas. See saunakultuur on nii lahe. Päriselt see on nii hea. Minu oma vahetusperel ei ole kahjuks, ei ole sauna. Aga kui me lähme sõbrade juurde, siis seal alati teeme sauna. See on nii hea ja ma käisin ka jääaugus ja see oli nii põnev. Ja see eesti keel, see keel on ka nii põnev. No nii raske, ma kindlasti tegin juba nii palju vigu, aga see on nii teistmoodi, nii huvitav. Mis aga on see, millega on vahetusõpilastel keeruline harjuda? Siin inimesed ei suhtlevad või kuidas öelda. Ei ole nii sõbralikum nagu Argentiinas. Argentiinas, kui meil on üks vahetusõpilane koolis, me lähme tema juurde ja me räägime temaga. Siin sa peab ise eestlastega suhtlema või küsida või... Igatsesin natukene see, et Šveitsis on lihtsam, räägimine on lihtsam, sest sa lihtsalt istud ja räägid nendega ja siin oli rohkem, kui sa istud siin ja teine inimene istub seal, siis ta on telefonis või ta on mingi oma maailmas.